Te olete nii rõõmsad, need naerupahvatused, mis siin juba kuulda olid. Keda teist on täna juba ninapidi veetud? Tõstame julgelt oma parema jala ülesse. Kus sündis selline teatri nimi? Meil oli pikk arutelu, kui me lõime selle teatri nüüd juba mõned aastad tagasi. Oi, see kestis vist 2 kuud selle nime otsimine ja siis lihtsalt... Ja meil oli pakkumisi, meil oli pakkumisi, meil olid väga geniaalsed ideed kõik ja lõpuks oli niimoodi, et juba hakkas trupp laiali minema, et ühesõnaga enam ei eksisteerigi üldse, tahtsime luua, aga tuli välja, et ei saagi luua ja siis võtsime niimoodi, Rauno sai taevaliku ilmutuse osaliseks. Praustida kuskil kukkus, viskasin ülesse ja kirja ta pandi ja hääletusele vastu ta võeti. Nii ta on ja see sõna nimi impeerium meie mõistes on tegelikult üldsegi mitte niisugust midagi halba, nagu võib-olla Vene impeerium paljudele kohe assotsieerub sellega. Tarvole kindlasti. Ja tema oli tugevalt vastu ka. Aga meie just mõtleme seda improvisatsiooniline impeerium, et täita see Eestimaa improarmastusega. Just vallutada eestlaste südamed. Improga. Okei. Tegemist ei ole ju kooliteatriga, et kas on hirm ka vahel minna lavale ja teha improvisatsiooni? Enam vist ei ole. Me oleme seda juba peaaegu 7 aastat teinud. Kus see tore väide tuleb? Tegemist ei ole ju kooliteatriga. Et selles osas nagu, et kui Rauno kui kooliteatri tegija... Tuleb eelnev tegija. Ei, tegelikult on, mis ta nüüd, meie koolitame küll ennast kogu aeg ju, selles suhtes, et ta on kooliteater, on meie mõttes on see täitsa õige, treenime ja kui poisid tulid siit just Kopenhaagenist tagasi suured improteatrite festivalid, kus nad käivadki nii-öelda õppimas seda kõike, nii et selles suhtes ei ole üldse vale nimetus. Ta on pidev enese koolitamine, selles suhtes küll jah, et ta ongi koolitamise teater. Ja muidugi närv. Ega närv jääb sul alati. Me oleme ka traditsioonilise teatri näitlejad, ehk siis meie praegune, me teeme seda hobikorras, ehk siis protsentuaalselt see sõltub. Võib-olla poole ajast teeme traditsioonilist teatrit, poole teeme improt. Poole peaks see hullu laval. Jah, see on meie töö, niimoodi me teenime elatist. Ja täna sööme komme. Täna läks hästi. Täna sööme komme. Aga kuidas on publikuga? Kas on vahel hirm ka, et nagu publik ei tule kaasa? No, külm eestlane, seda seda raske soojendada. Tead, vaata seal Kopenhaagenis, kui me käisime, seal oli see publik tuli prauhti kaasa. Ei, tegelikult Eesti publik on ka väga kaasa tulev rahvas. Võib-olla on küll see jah, et mingist east ülespoole on natuke raskem kaasa haarata inimest, et need nooremapoolsemad inimesed on nagu altimad kaasa tulema. No ja muud ei ole, rahvas ei tea veel, mis on improteater. Meil nagu parim väljend on, et impro, see on see importteater. Välismaa teater. Välismaa, see on nagu import, kuuldakse, et import ja arvatakse ka, et improteater, need, kes Eestis teevad, et see nüüd on kõik üks grupp, üks trupp. Aga see on eraldi teatri žanr, nagu on olemas nukuteater, nagu on olemas ooper, nagu on olemas muusikateater, nii edasi, improteater on samamoodi. Ja samas saab improviseerida, teha täiesti tõsist draamat, saab teha muusikali, saab teha komöödiat, tragöödiat, kõike saab. Mis on selle asja? Võlu on see, et see tõepoolest sünnib siin ja praegu, ehk siis tänast asja ei näe mitte keegi, mitte kunagi enam. Isegi kui me väga tahaksime. Me oleme nii seniilsed ja me mäletame, mis me tegime siin. Aga Iva tegelikult ongi selles, et kuidas inimesed ei saa aru, mis on improteater, et kui päris palju on tagasi seda, on ka olnud sellest, et küsitakse, et aga te olete ju harjutanud seda, et teil ei saa see tulla nii ladusalt välja, nii kiiresti teha. See ongi see trenni võlu, et seal me treenimegi, et oleks võimalik, oleks lahti see mõistus, silmad, sa kuuled partnerid, mis ta ütleb ja sa vastad, mitte oma rida, vaid sa hakkate koos tegema etendust. Või ütleme näiteks, ega ka sina ei tea praegu, mida me vastame. Sul on küll küsimused olemas, aga me improviseerime praegu, näed. Isegi see sama naeratus oli siin praegu täiesti spontaanne ja õige ja seda me ootamegi rahvalt ka. Öelge mulle midagi kollast. 1, 2, 3.
kuidas oli oma vana kooli teatrilaval? Tead, ma viimase kuu aja jooksul olen siia juba nii palju sattunud, et kooli ajal ei käinud ka siin koolis nii tihti kui praegult vist juba jääb niisugune mulje. Ei, väga tore, ikka tore, vahva ja hea meel tagasi tulla ja kindlasti mingisugune niisugune ärevus tuleb ikka sisse teistsugusem. Mõtled asja natukene võib-olla üle endale, et oi, et õpetajad, kes on mind teinud selleks, kes ma olen, vaatavad mind kritiseeriva pilguga, loodetavasti positiivselt kritiseeriva pilguga ja mõtlevad, et näed, poisist on kasvanud keski ja saab hakkama küll kuidagi. Meie ei käi proovides, meie käime treeningutes, need on nii, et need on trennid, improtrennid, sest iga etendus on täiesti omalaadne ja seda etendust, nagu Rauno ütles, seda te ei näe mitte kunagi ja võib-olla videovahendusel. Just. Aga selle improga tegelikult on huvitav asi see ka, et tõesti impronäitlejad ei pea olema professionaalsed näitlejad. On tulnud nii-öelda inimene tänavalt ja hakanud improt tegema ja teevad seda täiesti professionaalsel tasemel. Samuti on improkoolitused väga teretulnud igale eluvaldkonna inimesele, sest nende koolitustega sa harid ennast, sa avardad ennast, sa lõhud enda sees olevad mingisugused müürid ära ja üllatad ise ennast pidevalt. Me käime ka koolitamas, me oleme koolitanud politseinikke, õpetajaid, tantsijaid, lauljaid, logardeid, pagareid, keevitajaid, kõike. Kõik igasugust kollektiivne koostöö ongi väga hea on improvisatsiooniline lähenemine igasugusele sellisele kollektiivsele tööle. Nii et soovitame soojal. Improv.ee, seal on kõik Eesti improteatrid üleval sellel leheküljel. Kui te tahate meid vaadata, siis improimpeerium.ee. Sorry, Sorry, ma lõhkusin selle kirve ära. Jah, see oli 3. kirves sellel nädalal juba, Mis teha? Olen lihtsalt katsu. Räägite taha, jah? Katariina, kuule, sorry, ma ausõna, ma rohkem ei lõhu. Sina lõhud ju kogu aeg ka. Lõhud ju. Ei lõhu tahad öelda või? Kus te pealmiselt esinete? Meil on praegu selline projekt kuulsusega laval, siis oleme Tallinnas ja Tartus, need suured kohad, mis on. Tartus Karlova teatris ja Tallinnas Tallinna Kammerteatris. Ja seal ongi praegu nii-öelda võtamegi tavateatritest inimesi, surume nende egod nii nurka, et nad on nõus tulema. Tähendab, põhimõtteliselt kõik kardavad, meeletult kardavad. Ma arvan, et Rakvere teatrist on ainult Mesipuu Veebel, Maarika nimel. Kes on ka meie trupi liige. Meie trupi liige, nii et ega sealtki on ainult kelle on suutnud ära rääkida Saara Kadaku. Nii et kui seal on 40 näitlejat, üks julgeb tulla, see tähendab seda, et kas inimesed kardavad oma taseme üle või nad ei julge lihtsalt olla avatud. Meie julgeme. Nii, pane üks number sinna, mis sa tead 1-10-ni. Ja! 9! Sa tead, see on 9, see on õige. 9 on 1-10-ni. Ja, õpetaja! Nüüd meie liidame sinna, ja. Pluss 2 võrdub 11. Nüüd sa tegid selle ära ja klassi ees, mina kui sinu õpetaja ja ka isa. Kuidas siis meeldis? Väga meeldis, väga laheli. Kui palju teie siin koolis improt teete? Kas teie teete näiteringides või draamatundides improt? Draamatundides palju ja eks näidendid ka ikka. Näidendites ka ikka impro käib kogu aeg. Küsida, millal ma esinemise liidet ära saan võtta? Neid sa ei saa. Kohe. Impro. Mina tahaksin küsida, kes on Rakvere kõige tuntum mees? Ma oleks öelnud, kui oleks naine öelnud, oleks öelnud. Tegelikult ma tahtsin küsida naine. Mina. Linda-Liis Laika. Tule uksest sisse. Ja juba ma tulen ja sul on ukse kinni ju. Oota, ma tulen sulle vastu. Oma kauni kiire liikumisega. Ma sain vist siit juba liigis kinni, nii. Oota, ma teen eemalt. Tule. Kumma pidi sul hakkas likkama?
see on jõupuks. Kumale Viisatana kenad riided selga pannud. See tantsu peaks harjutamine on ikka raske töös. Tere, viska viis. Oota, mul jäi nüüd see katt ja juuksena. Mine too ära, seal on veel CD-mängija. Just, see parima rumba muusika. Improteatri Impeerium soovis tänasel 1. aprillil teile öelda, kõlab järgnevalt. Sain vene keele tunnist ära. Aitäh! Aga nüüd seesamane kaldrik